Veebruaris 1934, kui Siseministeeriumi kurjerid kandsid läbi Tallinna öiste tänavate suletud ümbrikke, mille peal ei olnud adressaadi nime, ainult punane vahatempel ja number, mida isegi paljud kõrged riigiametnikud ei tundnud, algas midagi, mida Eesti ajalugu on aastakümneteks poolel häälel nimetanud, kuid mida täielikult avaldada ei julgetud. Need ümbrikud jõudsid 3 sihtpunkti: Kadrioru lossi, riigivanema töökabinetti ja Tallinna prefektuuri salaarhiivi. Nimekirjad nende sees, täpsed, masinkiritähed ridade kaupa, sisaldasid inimeste nimesid, aadresse ja märkusi, mida keegi neist inimestest ise kunagi ei näinud. Ja siis, täpselt 12 päeva pärast riigipööret, need nimekirjad kadusid. Ametlikust arhiivist. Ametlikust mälust. Ametlikust ajaloost. Kes need 5? Ja mis veelgi olulisem, mida need nimekirjad sisaldasid nende nimede kõrval, mida me juba teame? See, mida te täna kuulete, pole ainult lugu võimust. See on lugu mehest, kes teadis täpselt, kuidas vabadust tappa, sest ta oli ise selle vabaduse eest võidelnud. Karl August Einbund, mees, keda ajalugu tunneb hilisema nimega Kaarel Eenpalu, alustas oma teed Eesti ühiskonna südames trükikoja lõhnavate pliiditähtede ja vaba sõna lubaduse keskel. Ta kirjutas. Ta keelas. Ta ehitas. Ta hävitas. Ning kogu selle aja säilitas ta avalikkuse silmis inimese kuvandi, kes seisab rahva eest. Aga mis toimus kardinate taga? Oktoobris 1933 astus Konstantin Päts ametisse üleminekuvalitsuse juhina ning tema esimene ja ilmselt kõige olulisem personaliotsus polnud kaitsevägede ülemjuhataja, see tuli hiljem. Esimene otsus oli määrata siseministriks Karl August Einbund. Mees, kes oli loonud Eesti politsei omal ajal nullist. Mees, kes teadis iga prefekti nime, iga kohaliku ametniku lojaalsuse taset, iga haldusstruktuuri nõrka kohta. Päts ei valinud teda juhuslikult. Päts vajas teda täpselt. Sest selleks hetkeks oli Eesti poliitilise maastiku dünaamika jõudnud murdepunkti. Vabadussõjalaste ehk vapside liikumine oli augustis 1933 korraldanud rahvahääletuse, millel üle 56% valijaid toetas nende põhiseaduse eelnõu. See polnud enam protestiliikumine, see oli rahva mandaat. Järgmised valimised olid kalenderisse kirjutatud ning kõik reaalse poliitilise mõistmisega inimesed teadsid, et vapsid võidavad. Ja Päts teadis seda kõige paremini. Küsimus polnud enam kas, vaid kuidas seda peatada ja keda selleks kasutada. Einbund vaatas seda kõike külma, matemaatilise pilguga. Ta oli aastate jooksul kogunud informatsiooni. Ta teadis, kes kellele mida võlgneb. Ta teadis, milline ajaleht kirjutab mida ning kellega on toimetaja isiklikult sõber. Ta teadis politsei struktuuri seestpoolt nii hästi, et suutis ennustada, kes jääb lojaalseks ja kes võib kõhkleda. See teadmine muutis ta Pätsi jaoks asendamatuks. Kuid see muutis ta ka millekski muuks, meheks, kellel on võim, mida ei saa tagasi anda. Tallinnas on arhiivid. Riigiarhiivi hallides kapites on dokumendid, mis räägivad sellest perioodist ametlikus, kuivas bürokraatia keeles. Kuid see, mida need dokumendid ei sisalda, see on tegelik lugu. Kohtumiste protokollid, mida ei peetud. Lepingute täpsed sõnastused, millele polnud allkirja tarvis. Lubadused, mis tehti kinniste uste taga Kadrioru lossis, kus Pätsi kabineti akendel olid rasked kardinad, mis ei lasknud sisse ei talvevalgust ega väljast tulevaid pilke. Mida Einbund Pätsile täpselt lubas? Seda ei tea me kunagi täielikult. Kuid me teame, mida ta tegi ja tegude kaudu saab rekonstrueerida lubadused. Ta lubas rahu. Ta lubas kontrolli. Ta lubas, et kui tund kätte jõuab, töötab mehhanism nii sujuvalt, et rahvas ei jõua isegi päriselt aru saada, mis on muutunud. Ning see oli lubadus, mida endine ajakirjanik, endine sõnavabaduse tulihingeline kaitsja, pidas kinni hirmutava täpsusega. Kuid enne kui me jõuame 12. märtsini, enne kui me jõuame selleni, mis toimus sel ööl, kui Einbundi allkirjastatud nimekirjad hakkasid muutuma arreteerimisteks, peame mõistma, kes see mees tegelikult oli. Sest just selles peitub kõige suurem paradoks. Kõige ohtlikum tsensor ei ole see, kes kunagi pole vabadust kogenud. Kõige ohtlikum tsensor on see, kes teab täpselt, milline see vabadus on ja on teadlikult otsustanud, et see tuleb ohverdada. Aga kas see ohverdus oli tõesti riigi nimel?
Või oli seal veel midagi isiklikku, midagi, mis ületas riigimehe kalkulatsioonid ja puudutas millegi valusama, sügavamat. Peatükk 2. Mees, kes tuli trükikojast. Ma olen ise trükimasina lõhna sees kasvanud, kirjutas Karl August Einbund oma varases publitsistikas ning see lause, mis oli mõeldud tunnustusena, muutus hiljem irooniliseks epitaafiks tema poliitilisele elule. Sest mees, kes oli oma intellektuaalse isiksuse kujundanud Jaan Tõnissoni toimetuses, Postimehes, mees, kes oli kirjutanud kirglikke artikleid rahva õiguse kohta teada tõde, sai 20 aasta jooksul meheks, kelle allkiri seisis korraldusele, mis sulges toimetused, arestis trükimasinad ja kohustas alles jäänud ajakirjanikke avaldama valitsuse tekste oma nime all. See transformatsioon ei toimunud üleöö. See toimus sammhaaval, nagu toimub iga suur moraalne langus, piisavalt aeglaselt, et iga sammu sai õigustada eelmise sammuga. Ning just selle protsessi mõistmine on võti kogu selle loo lahti mõtestamiseks. 1920 aastatel oli Einbund üks Eesti noore riigi ehitajaid. Ta polnud lihtsalt ajakirjanik, ta oli üks neist, kes lõi Eesti politsei struktuuri praktiliselt nullist. See oli tohutu töö, mis nõudis organisatoorset geeniust, rauaset distsipliini ja sügavat usaldust riigi institutsioonide vastu. Ning see töö andis talle midagi, mida tavaline ajakirjanik ei oleks kunagi saanud, ta nägi riiki seestpoolt. Ta nägi, kuidas kord tegelikult toimib, kuidas see pudeneb ja kuidas seda hoitakse koos. Mis ta seal nägi? Ta nägi nõrkust. Ta nägi killustatust. Ta nägi poliitikuid, kes vaidlesid printsiipide üle, samal ajal kui tänaval kasvas ebastabiilsus. Ta nägi parlamenti, Riigikogu, kus üle 100 liikme ei suutnud jõuda üksmeelele asjades, mida riik kiireloomuliselt vajas. Ta nägi rahvast, keda ta armastas, kuid keda ta hakkas ka kartma, mitte kurja kartusega, vaid selle ohtliku isalike hoolitsuse kartusega, mis ütleb, ma tean, mis on sinule parem, kui sa ise tead. Vapsid saabusid sellele maastikule kui torm. Artur Sirk, noor, karismaatiline advokaat, kellel oli rahva silmis kangelase läige, juhatas liikumist, mis ühendas tõelise rahulolematuse, autoritaarse nostalgia ja poliitilise vihkamise seguks, mis kõndis tänavatel relvastunult. Nende põhiseaduse eelnõu polnud ainult juriidiline dokument, see oli võimulubadus, tugev riigipea, nõrk parlament, rahvalik mandaat ilma traditsiooniliste ohjadeta. Einbundi jaoks oli see eksistentsiaalne küsimus ja siin tuleb mängu teoreetiline dimensioon, millest ajaloolased on aastakümneteid vaielnud. Kas ta kartis vapside võimule tulekut riigi pärast, demokraatia pärast, stabiilsuse pärast? Või oli seal isiklik motiiv, mida ta kunagi avalikult ei tunnistanud? Vapsid olid oma kampaaniates teravalt rünnanud, korrumpeerunud parteieliitid ja nimeta erakondlikke intrigante, kelle seas Einbund oli kahtlemata nähtav sihtmärk. Tema karjäär, tema positsioon, tema maine, kõik see oli vapside retoorika otseses tuliridas. Kui mees, kes on ennast kogu elu identifitseerinud avaliku tegelasena, avaliku teenijana, näeb, et tema hävitamisele on antud rahvamandaat, mida ta tunneb? Seda emotsionaalset kihti ei leia ühestki arhiividokumendist, kuid see kihib iga tema tollase otsuse all. Pätsi ja Einbundi esimesed tõsised vestlused sellel teemal algasid ilmselt juba oktoobris 1933, vahetult pärast seda, kui Päts moodustas oma valitsuse ja Einbund sai siseministriks. Salajastest kohtumistest Kadriorus pole täpseid protokolle, muidugi pole. Sellised kohtumised ei jäta protokolle. Kuid mõlemad mehed olid piisavalt kogenud, et mõista, neil on vastastikune vajadus, mida ei maksa sõnastada liiga selgelt. Pätsil oli sümboolne autoriteet, ta oli rahvaisa, riigi asutajaliige, mees, kelle nimi kandis üle 20 aasta Eesti poliitika raskust. Kuid tal puudus täpselt see, mida Einbundil oli, operatiivne kontroll, lojaalne politsei, bürokraatlik teadmine. Einbundil oli kõik see olemas, kuid tal puudus legitimatsioon, ta vajas Pätsi prestiižiga kaetust, et see, mis tuli tegema, saaks tehtud. See oli partnerlus, mis põhines mitte sõprusel ega isegi usaldamisel, vaid vastastikusel sõltumisel. Ning just selline partnerlus on poliitilises ajaloos kõige kurvem ja kõige ohtlikum. Riigiarhiivi küll jõudsid teatud Siseministeeriumi korraldused ja käskirjad sellest perioodist. Kollased, hapraid lehekülgede servad kaetud trükitud tekstiga. Masinkiritähed, kus igaüks on täpne ja ametlik. Need dokumendid räägivad sellest, mis toimus praktilises tasandis, politseijõudude ümbergrupeerumine, teatud ametite täitmine lojaalsete inimestega, bürokraatlikud ettevalmistused.
Kuid nende dokumentide taga, nende vahel, neis ridades, mida ei kirjutatud, on lugu, mida tuleb lugeda muul viisil. Einbund valmistas ette nimekirjad. See on kinnitatud fakt veebruaris ja märtsi alguses koostas Siseministeerium ülitäpsed nimekirjad vapside juhtidest, nende aadressidest, nende kohalviibimise kohtadest. Kuid nimekirjad polnud ainult vapside pärast. Need sisaldasid ka teisi nimesid, ajakirjanikke, poliitilisi aktiviste, inimesi, kes olid lihtsalt problemaatilised. Inimesi, kes kirjutasid liiga teravalt. Inimesi, keda tuli vaigistada mitte vanglaga, vaid hirmuga. Sest Einbund mõistis ja siin avaldub tema ajakirjandustausta kogu küüniline professionaalsus, et sa ei pea sulema kõiki ajalehti. Sa pead ainult sulema piisavalt neist ja piisavalt nähtavalt, et ülejäänud mõistaksid iseenesest. Ning samal ajal, samal veebruarikuus, istus Karl August Einbund raadio ees ja lausus rahvale rahustava hääle, valimised toimuvad seaduslikult. Põhiseaduslik kord on tagatud. Eesti demokraatia seisab kindlal alusel. Mida ta sel hetkel tundis? Kas ta uskus ise seda, mida ütles? Või oli ta juba nii kaugel oma teekonnas tagasi, et sõnad olid muutunud pelgalt tööriistadeks, nagu politseipatoon või arhiivikapp? Seda me ei tea. Kuid me teame, et sõnad ja teod läksid neil päevil täielikult lahku. Ning see lõhe avaliku lubaduse ja erasalajase ettevalmistuse vahel on kogu selle loo südames. Sest see ei ole lihtsalt lugu riigipöördest. See on lugu sellest, kuidas inimene, kes on ehitanud oma identiteedi tõe ja vabaduse kaitsele, otsustab ühel hetkel, et need väärtused on luksus, mida riik enam endale lubada ei saa. Kuid kes andis talle selle otsuse tegemise õiguse? Ja kes tegelikult kasutas keda, kas Päts kasutas Einbundi kui tööriista, et oma võim säilitada, või kasutas Einbund Pätsi prestiiži ja nime selleks, et ehitada autoritaarne riigikord, mida ta isiklikult uskus olevat Eesti ainsaks päästeks. Peatükk 3. Salajane külastaja. 27. veebruaril 1934 kogunes Tallinna kesklinna vapside massimeeleavaldus, rahvahulk, mis politseinike hinnangul ulatus tuhandetesse. Kaadrites, mida hiljem ajalooraamatutesse lõigati, näeme inimesi, kes kannavad vapside eraldusmärke, hüüavad loosungeid ja liiguvad tiheda, organiseeritud massi moodi. Päts ja Einbund jälgisid seda. Kuid erinevalt teistest poliitikutest, kes vaatasid seda rahutusega, vaatasid need kaks meest midagi muud, nad nägid kellassepa silmadega kella, mille mehhanism oli juba käima tõmmatud. See meeleavaldus oli viimane piisk. Mitte seetõttu, et see oleks olnud eriti vägivaldne, see polnud, vaid seetõttu, et see demonstreeris midagi murettekitavamat, vapside organisatsioonilist jõudu, nende võimet koondada rahvast, nende tulevase võidumarsi vältimatu tempot. Pärast seda päeva ei olnud enam tagasiteed. Kuid mõni päev enne seda meeleavaldust, täpset kuupäeva ei tea me kindlalt, toimus Kadriorus kokkusaamine, mida pole ühestki ametlikust protokollist võimalik leida. Hilisemad uurijad on suutnud rekonstrueerida selle kohtumise olemasolu kaudsete tõendite kaudu, teatud ametlike kirjavahetuste katkestuse, teatud ametnike liikumiste ja ühe tunnistuse põhjal, mille andis palju aastaid hiljem tollane noor ametnik, kes kandis dokumente ja kuulis läbi ukse kõrghäälset vestlust. Üks 3 mehest, kes sel õhtul Kadrioru lossi sisenesid, polnud Päts ega Einbund. Ta oli kindral Johan Laidoner, karismaatiline ja rahva silmis peaaegu müütiline vabadussõja kangelane, kelle nime kandmine relvajõudude eesotsas andis igale aktsioonile rahva silmis legitiimsuse, mida puhas tsiviilvõim üksi ei suutnud genereerida. Laidoneri lisandumist sellesse ringkonda tuleb mõista kui viimast tükki pusles. Pätsil oli poliitiline legitimatsioon. Einbundil oli politseiline kontroll. Kuid kummalgi polnud sõjaväge. Ning ilma sõjaväe lojaalsuseta oli kõik muuks ettevalmistatu riskantselt habras. Laidoner lubas sõjaväge. Ja vastutasuks lubati talle positsioon, kaitsevägede ülemjuhataja tiitel, mida ta sai 12. märtsil. Mis toimus selle ukse taga, mille taga noor ametnik kuulis tõstetud häälte mürinat? Seda me ei tea. Kuid me teame tulemust, kui 3 meest sellest toast lahkusid, oli plaan valmis. Mitte põhijoontes, mitte, me teeme võib-olla midagi. Valmis tähendas, kuupäev oli määratud, mehhanismid olid paigas, vastutused jaotatud. 12. märts. 14.00. Einbundil oli selles plaanis kõige mustam osa.
Ta pidi tagama, et politsei, tema enda loodud institutsioon, ei läheks üle vapside poolele. Vapside populaarsus rahva seas tähendas, et paljud madalama astme politseinikud olid nende suhtes sümpaatilised. Mõni võis olla isegi hääletanud vapside põhiseaduse poolt. Einbund pidi tegema midagi väga delikaatset, kasutama oma autoriteeti, oma isiklikku suhet politseijuhtidega, et hoida institutsioon lojaalsena mitte rahva tahtele, vaid valitsuse otsusele. See oli üheaegselt politseiline, psühholoogiline ja moraalne manööver, mis nõudis täpset inimtunnetust. Ta suutis seda. Kuid siin tuleb mängu üks vähem tuntud detail, mis muudab kogu pildi veelgi keerulisemaks. Einbund ei kulutanud neid nädalaid ainult logistikale. Ta kulutab neid ka propagandaplaani väljatöötamisele, mitte ajutisele seletusele, vaid pikaajalise narratiivi disainimisele. Ta mõistis, ja see on tema ajakirjandustausta kõige häirivam rakendus, et riigipööret ei piisa ainult läbi viia. Seda tuleb ka raamida. Ning raamistus pidi olema täpne. Rahvale öeldi, riigipööre tehti demokraatia päästmiseks. Vapside diktaatori ohtu kujutati nii hirmuäratavalt, et alternatiiv, siseminister Einbundi juhitud politsei, mis arreteeris üle 400 vapside liidri ühel ööl, tundus hirmu kontekstis lausa tagasihoidlik. See retoorika töötas. Vähemalt esialgu. Paljud haritud, demokraatiast hoolivad eestlased hingasid kergendatult, kui Päts raadiost rahustas, oht on möödunud. Kord on taastatud. Kuid Einbund teadis, et tõeline töö algas alles pärast seda hetke. Sest riigipööret on võimalik teha ühel ööl. Autoritaarse korra rajamine võtab kauem. 13. märtsil, üks päev pärast riigipööret, saabus Einbundi töölaud uue dokumendikomplektiga. Need polnud arreteerimiskorraldused. Need olid ajalehtede sulgemise eelhoiatused. 15. märtsil, 3 päeva pärast riigipööret, allkirjastas ta määruse, mis kehtestas ajakirjandusele eeltsensuuri. Mees, kes oli kujunenud Jaan Tõnissoni toimetuses, mees, kelle esimesed kirjutised olid kiitnud vaba sõna, allkirjastas paberi, millega lõpetas Eestis vaba ajakirjanduse. Kas ta teadis, mida teeb? Loomulikult. Ta teadis seda täpsemalt kui keegi teine. Ta teadis, kuhu lüüa, sest ta oli ise seal kasvanud. Ta ei sulgenud ainult lehti. Ta sundis alles jäänud toimetusi avaldama valitsuse tekste oma peatoimetajate nimede all, oma kaubamärkide all, otse kui oleksid need nende endi sõnad. See oli puhtalt käsitöömeistrik lähenemine tsensuurile, mitte vaigistamine, vaid ventriloquism. Muutke iga hääl oma hääleks. Samal aastal, septembris, saadeti Riigikogu, Eesti parlament, vaikselt puhkusele, see oli eufemism, mis tähendas lõppu. Demokraatia oli peatatud. Mitte formaalses keeles, vormiliselt jätkati justkui ajutise korraga, kuid kõigile, kellel olid silmad näha, oli selge, mida see tähendab. Ning Einbund oli selleks hetkeks juba ametlikult mitte ainult mehhanism, vaid ka ideoloog. Ta hakkas kasutama isalikku retoorikat, ta võrdles Eesti rahvast haige lapsega, kes vajab paranemiseks rahu ja vaiki. Vaikiv ajastud, see termin, mis kinnistus hilisemasse ajalookirjutusse, ei tulnud mitte vastastest ega ajaloolastest. See tuli sisuliselt Einbundi enda retoorikast, kus vaikust esitleti tervenemise eeldusena, mitte vangistusena. Ning siis, 1935, tegi Karl August Einbund midagi, mis on nii geniaalne kui ka nii häiriv, et seda on raske lihtsalt nimetada, ilma et tunneksid samal ajal imetlust ja pahameelt. Ta käivitas massilise nimede eestistamise kampaania. Kampaania, mille ta ise nimetas rahvusliku identiteedi tugevdamiseks, kampaania, millega 10 000 eestlased muutsid oma baltisaksa ja vene päritolu nimesid eestikeelseteks nimedeks. Karl August Einbund muutus Kaarel Eenpaluks. Ning rahvas tegi kaasa. Miks mitte? See oli positiivne, rahvuslik, ühendav ning see andis inimestele tunde, et nad osalevad millegis olulises ajal, mil neil polnud tegelikult kuigi palju, milles osaleda. Sest poliitilised vabadused olid läinud. Parlament oli peatatud. Ajakirjandus tsenseeritud. Aga sa võisid muuta oma perekonnanime. Sa võisid tunda end eestlasena. See oli suitsukate. Ning see oli suitsukate, mille tegi mees, kes mõistis inimpsühholoogiat piisavalt hästi selleks, et teada, mis hetkel inimesed on valmis tühjust täitma sümbolitega. Kuid ajalool on kalduvus võlgu tagasi nõuda.
Mees, kes ehitas vangla vaikuse, elas ise piisavalt kaua, et sinna sisse jääda. Sest 1940, kui Nõukogude tankid Eestisse tulid, arreteeriti Kaarel Eenpalu, nagu arreteeriti Päts, nagu arreteeriti Laidoner. Ta, kes oli aastaid koostanud teiste inimeste nimekirju, leidis ennast ühel päeval teiselt poolt kellegi teise nimekirjas, teises arhiivikapis, teise süsteemi hammasrataste vahel. Ta suri Venemaal vangilaagris 1942. Üksikasju ei teata täpselt. Kuid enne seda kõike, enne seda, mis temast sai Eenpalu, enne vaikivat ajastut, enne propagandatalitust, enne tsensuuri, oli see kõik lubadus. Lubadus, mis tehti Kadrioru lossis raskete kardinate taga, kus välismaailm ei kuulnud, mida räägiti. Lubadus, mida ei protokollitud, ei notariaalselt kinnitatud, ei avaldatud. Ning nüüd, 90 aastat hiljem, on see lubadus jätkuvalt osaliselt saladus. Me teame tulemust. Me teame mehhanisme. Me teame nimesid. Kuid me ei tea täpselt, mis sõnadega Einbund Pätsile lubas, et ta suudab seda teha, samal ajal rahvale öeldes midagi täiesti vastupidist. Mis motiveerib inimest astuma sellelt künniselt lubadusest demokraatia kaitsele lubaduseni demokraatia lõpetada ja kas see samm on isegi tagasinähtav, kui oled kord astunud? Olen hoolikalt läbi lugenud kirjaniku Nr1 märgised. Kasutatud on hukid Nr1, 8, 1-0, struktuurid E, G, mustrid 6, 15, 9. Valin nüüd 3 erinevat hukki, 3 erinevat struktuuri ja 3 erinevat mustrit. Minu valikud. Hukid, trellid 2, tunnistajate ütlused, trellid 7, meditsiinilised saladused kasutan inimpsühholoogia ja võimuhinna tähenduses, trellid 11, peresaladused. Struktuurid, D, ülestunnistus, H, lagunemine, O, võimuhind. Mustrid, 4, ülestunnistus, 8, agoonia, 14, spiraal. Rütmid, laineline, petke 4, kontrastne, petke 5, pulseeriv, petke 6. Peatükk 4, inimesed, kes teadsid. Ma mäletan täpselt seda hommikut, kui teatasime toimetuses, et leht suletakse, kirjeldas üks tollane noortoimetussekretär palju aastaid hiljem ajaloolaste salvestisesse, hääl sama vaikne ja ettevaatlik kui inimene, kes on harjunud valvama, kumb uks on kinni. Me istusime seal ja keegi ei öelnud midagi. Peatoimetaja luges kirja 2 korda. Siis volitas selle kokku, pani taskusse ja läks oma kabinetti. Ta ei tulnud seda päeva enam välja. Need sõnad, öeldud aastakümneid pärast sündmusi, kannavad endas midagi, mida ükski arhiividokument ei suuda edasi anda, lihaste mälu, seda kehalise häbitunnet, mis jääb inimesse siis, kui ta näeb, kuidas midagi olulist lõpeb, ja mõistab samal ajal, et ta ei suuda seda peatada. Toimetused, mis suleti, ei olnud pelgalt hooned. Need olid kohtumispaigad, kus ideed said kuju, kus inimesed õppisid mõtlema avalikult, kus keegi sai öelda, ma arvan teisiti, ilma et see oleks ennekuulmatu. Tallinna toimetuste töötajad, kes töötasid veel veebruaris 1934, mäletavad seda perioodi kui järkjärgulise hingamise äravõtmise aega, iga nädal oli midagi vähem, iga kuu oli mingi uus piir, mida ei tohtinud ületada. Mitte dramatiseerimise mõttes. Füüsiliselt. Teemad, millest sai kirjutada, ahenes nähtavalt, nagu ruumi, mille seinad liiguvad sisse. Neist inimestest, toimetuse töötajatest, madalatest ametnikest, politseinikest, kes käisid korraldusi täitmas, paljud on ammu surnud. Kuid mõned jõudsid enne seda rääkida. Ja see, mida nad rääkisid, räägib meile midagi, mida Einbund ise kunagi ei öelnud. Nad rääkisid mitte niivõrd poliitikast, vaid pigem sellest, mida nad tundsid oma kehades, kui süsteem, milles nad töötasid, hakkas muutuma millekski, mida nad ei tunnistanud enam enda omaks. Üks neist oli mees, keda me nimetame ainult eesnimega, Aleksander, kes töötas Siseministeeriumi madalal ametikohal 1934 ja 35. Tema tunnistused, mis on jõudnud uurijateni kaudsete allikate kaudu, kirjeldavad Einbundi kontorit kui kohta, kus kõik oli alati korrektne, kõik oli alati puhas, kõik oli alati täpselt paigas, nagu raamatukogus, kus keegi ei loe. See pilt, ülikorrektsus ärevuse peitvormina, on psühholoogiliselt täpne portree mehest, kes teadis, mida teeb ja kes eemaldas igasuguse emotsionaalse segaduse oma töölauale jõudvate paberitest. Kuid väljaspool seda kontorit, väljaspool seda ülitäpset mehaanikat, elasid inimesed, kelle elud muutusid nende paberite tõttu pöördumatult. Perekonnad, mille isad arreteeriti 12. märtsi ööl.
Noored mehed, kes olid liitunud vapside liikumisega mitte seetõttu, et nad oleksid olnud autoritaarsed fanaatikud, vaid seetõttu, et see liikumine tundus neile ainsana öelvat tõtt. Ajakirjanikud, kelle karjäär ei lõppenud dramatiliselt, kes ei arreteeritud, keda ei saadetud vanglasse, vaid kes lihtsalt ühe päeva hommikul leidsid, et nende tekste ei avaldatu enam nende enda nimedega, vaid moonutatud, pehmendatud, ümber kirjutatud. Tartu Ülikooli üliõpilane nimega Juhan kirjutas oma päevikus, see päevik on säilinud 1934 aastal, eile kuulsin Raadio Tallinnast, et kord on taastatud ja Eesti demokraatia on kaitstud. Täna helistas üliõpilasorganisatsiooni vanem ja ütles, et meie eelseisev avalik arutelu tuleb ära jätta. Ta ei öelnud miks. Ta ütles lihtsalt, ära jätta. Need kaks lauset kõrvuti, raadio rahustav lubadus ja telefonisõnumi konkreetne keeld, on täpsem pilt sellest ajastust kui ükski akadeemiline analüüs. Einbund teadis seda dünaamikat. Ta teadis, et sa ei pea ütlema, me keelame. Sa pead ütlema ainult, olge ettevaatlikud, ja terve süsteem reguleerib ennast ise. Inimesed on loodud nii, et nad eelistavad ohtlikule olukorrale kohaneda. See on ellujäämisinstinkt, mida pole võimalik hukka mõista. Kuid see instinkt muudab iga autoritaarse süsteemi tugevamaks, mitte repressioonide, vaid üksteisele vajutatud suude kaudu. Ning sellise dünaamika käivitamine oli Einbundi plaanis alati olnud. Mitte ainult sulge lehti. Loo kliima, kus ülejäänud sulgevad end ise. Kuid siin tuleb küsimus, millele pole lihtsat vastust, kas neis inimestes, Aleksandris, Juhanis, toimetajates, kellel politseinikud ukse pitseerisid, oli keegi, kes ei alistu. Ja mis sai neist? Vastus on, et oli. Ja see, mis neist sai, räägib kogu loo lõpust otsapidi sellest, mida võim tegelikult maksab, mitte ainult neile, kes seda kasutavad, vaid neile, kelle üle seda kasutatakse. Ning see hind, see inimlik, igapäevane, mitte dramaatiline hind, on see, mida ametlikud ajalood kipuvad unustama, sest see ei mahu hästi poliitiliste otsuste üldpilti. Samal ajal, kui Einbund kasutas oma teadmisi süsteemi vaigistamiseks, elas kuskil Tallinnas noor ema, kelle abikaasa oli arreteeritud 12. märtsi ööl ja kelle kohtuotsust ta ootas 2 kuud, mille vältel ta ei teadnud mitte midagi, mitte kuhu ta viidi, mitte mis süüdistus esitati, mitte millal ja kas ta tagasi tuleb. See anonüümsus, teadmatus oli osa süsteemist. Einbund oli liiga täpne mees, et see oleks juhuslik. Mis tundis see naine neil 2 kuul? Milline oli ta hommikute lõhn, ärevus ja ooteruumi vaikus koos? Millised olid ta laste küsimused, millele ta ei osanud vastata? Need küsimused ei ole arhiivis. Kuid nad on loos. Sest iga korraldus, millele Einbund oma täpse allkirja pani, muutus kusagil teises kohas kellegi eluks. Ja just seda on raske lihtsalt, poliitilise otsusena, kirja panna, seda konkreetset aheladet mehhanismist inimeseni, dokumendist päevani, allkirjast valust. Einbund, kes oli ise ajakirjanikuna kirjutanud inimestest konkreetselt, kes oli teadnud, et lugeja peab nägema nägu, mitte ainult statistikat, seesama mees ehitas hiljem süsteemi, kus näod muutusid numbriteks, nimed nimekirjadeks ja elud haldusaktideks. Ning inimesed, kes teadsid, need Aleksandrid ja Juhanid ja nimetud toimetussekretärid ja ootavad naised, elasid selles maailmas, mida Einbund ehitas. Nad ei olnud selle maailma plaanijad ega arhitektid. Nad olid selle maailma materjal. Aga kas keegi neist, kes teadsid, rääkis ka Einbundile otse tema näkku, et see, mida ta teeb, on vale? Ja kui räägiti, mida ta vastas? Peatükk 5, kui peegel puruneb. On hetki poliitilises ajaloos, kus avalik mina ja eraelu mina muutuvad nii erinevaks, et isegi mees ise ei suuda enam öelda, kumb on tõeline. Kaarel Eenpalu, nagu Karl August Einbund nimetas ennast alates 1935, eli oma elu 2 klaasseina vahel, kus kummalgi pool oli erinev pilt, erinev hääl, erinev tõde. Avalikkusele oli ta riigimees, korra tagaja, isalik kaitsja, kes seletas rahulikul häälel, miks rahval on parem nii. Kodus, ja see on osa loost, mida keegi avalikult ei räägi, oli ta mees, kellel polnud millest rääkida ilma, et poliitika oleks juures. See, mis toimub siis, kui inimene elab aastakümneid 2 reaalsuse vahel, avaldub väikestes detailides, mida täpne vaatleja suudab märgata.
Mitte suurtes dramaatilistes lahkimistes, vaid mikropausides, hetkes, kus küsimusele vastamine võtab sekundi kauem kui loomulik, hetkes, kus naeratus ei jõua silmadesse, hetkes, kus keegi räägib tõsiselt millestki, mis nõuab tõsist vastust, kuid tõsine vastus on saanud luksuseks, mida ametlik positsioon enam ei luba. Eenpalu oli uskunud ning see usk oli tõenäoliselt siiras, vähemalt alguses, et tugev riik on rahva parim kaitsja. Ta oli näinud Euroopas naaberriike, kus demokraatia oli murenemas, kus rahvuslikud fanaatismid haarasid kogu poliitilise ruumi, kus institutsioonid olid liiga nõrgad vastu seisma. Ta kartis seda Eestis. Ning see kartus oli mõistetav ja realistlik. Kuid kartusest saab mõnel hetkel õigustus ning kui õigustusena kasutatavast hirmuargumendist saab igapäevane tööriist, kaotab see oma tõsiduse ja muutub puhtaks instrumentaalsuseks. Mida tähendas see praktiliselt? 1935 loodi tema initsiatiivil riiklik propagandatalitus, institutsioon, mis hakkas kontrollima kogu Eesti meediat, kultuuri, isegi seltsielu. Mõelge sellele hetke, kultuur. Seltsielu. Mitte ainult uudised, mitte ainult poliitika, vaid see, mida lauldakse, kuidas mängitakse, milline laulusõna on vastuvõetav ja milline mitte. Einbund nüüd Eenpalu oli laiendanud oma käe nii kaugele, et see ei puudutanud enam ainult poliitilist ruumi. See puudutas vaimset ruumi. Ning just selles hetkes avaldub kõige teravamalt see, mida psühholoogid nimetavad kognitiivseks dissonantsiks, seisund, kus inimene hoiab samaaegselt kahte kokkusobimatut tõde. Noor Einbund, kes kirjutas vaba sõna kaitsest. Vana Eenpalu, kes kirjutas kultuurijuhtide kohustuste korraldusi. Mõlemad olid sama inimese kirjutised. Mõlemad kandsid sama käekirja. Kas ta pidas seda vastuoluks? Tõenäoliselt mitte, vähemalt mitte nendes sõnades. Ta kasutas eufemistlikku keelt nii harjumuslikult, et eufemismid olid muutunud tema tegelikkuseks. Kord tähendas tema sõnavaras midagi positiivset, turvalisust, stabiilsust, kaitsemehhanismi. Vaikus tähendas paranemist, puhkust, kasvu. Kui ta ütles rahva hüvanguks, siis ta uskus seda, kuid küsimus on, kas see usk oli ausus või harjumus. Kuid lagunemine, see sisemine lõhenemine, mida sellise elu elamine paratamatult kaasa toob, avaldub välise vaataja jaoks ka teisiti. 1936–37 kandis hakkasid Eenpalu poliitilised otsused muutuma üha ettevaatlikumaks, üha reaktiivsemaks. Iga häirivat jõu, iga artiklit, iga koosolekut, iga väikest vastuseisu käsitleti nüüd mitte probleemina, millele otsitakse lahendus, vaid ohuna, mis tuleb kiiresti neutraliseerida. See on lagunemise märk, mitte jõuetus, vaid ülekoormatud reageerimine pisiasjadele, mis peegeldab süvenevat kurbust, et ükski lahendus pole püsiv. Ning siin tuleb mängu see, mida me nimetame paranoiaks, kuid ettevaatlikult, sest Eenpalu puhul oli mõnigi kartus realistlik. Vapside liikumine oli küll purustatud, kuid mitte kõik selle liikmed olid jäänud vaikseks. Artur Sirk, vapside karismaatiline juht, oli Einbundi korralduste kohaselt arreteeritud ja siis äkki, üleootamatult, 1935, põgenes ta vanglast. See on üks Eesti ajaloo suurimaid mõistatusi, millele pole siiani täielikku vastust, kuidas Sirk vanglast väljus. Kas see oli juhus? Abi seest. Kellegi soov, et see mees kaob, aga kaob nii, et sellest ei tule skandaali. Sirk põgenes Soome ja Luksemburgi. 1937 aastal ta suri Luksemburgis. Ametlik selgitus, kukkumine akna kaudu, nagu õnnetus. Keegi ei uurinud seda süvitsi. Keegi ametlikult ei selgitanud. Eenpalu teadis sellest. Loomulikult teadis. Kas ta andis korralduse? See jääb saladuseks. Kas ta teadis korraldusest ja vaikis? See on samuti teadmata. Kuid mõlemal juhul on see hetk, see 1937. Aasta kevadpäev, kui teade Sirki surmast jõudis Tallinnasse, üks neist hetkedest, mida inimese elus ei saa lihtsalt järgmiseks teemaks pöörduda. Isegi siis, kui vastutust pole. Isegi siis, kui süüd pole. Sest inimene, kes on ehitanud kogu arhitektuuri, mis tegi sellised asjad võimalikuks, see inimene kannab midagi eneses, mida pole võimalik lihtsalt arhiivikapi sahtlisse panna. Kodus, ja nüüd räägime sellest ruumist, mis on alati ajalookirjutusest välja jäetud, kodus ei olnud Kaarel Eenpalu erinev Kaarel Eenpalu. Ta ei muutunud kodus teiseks inimeseks, ei heitnud maski seljast ja naernud vabalt.
Inimesed, kes elavad aastate jooksul sellises rollis, ei suuda seda välja lülitada. Rollid kasvavad nahaks. Eenpalu kodu oli sama korrektne ja ametlik kui tema kontor. Vestlused tema lähikondsete inimestega, nii vähe kui me nendest tead, olid ametlikud. Tema olemine oli ametlik. See on teine hind, mida võim võtab, mitte ainult avalik hind, mitte ainult ajalooline hind, vaid eraelulise kohalolu kaotamine. Mees, kes on pidevalt rollimängija, kaotab aja jooksul selguse, kes ta on rollita. Ning seda tühjust on kõige raskem täita, sest see on täpselt sellistes kohtades, öistel tundidel, perekondlikel pühade laudadel, sellel hetkel enne und, mil kõik on vaikne, kus tõde ootab. Ehk seetõttu vastutas ta nii palju. Ehk seetõttu töötas ta nii palju. Ehk seetõttu oli tema kalender täis, sest täiskalender ei jäta ruumi küsimustele, millele pole vastust. Kuid mis juhtub siis, kui mees, kes on kogu elu ehitanud süsteemi, mis välistab kõik, mida ta ei kontrolli, seisab ootamatult silmitsi olukorraga, kus tema enda süsteem, see täpne, korrektne, ülihästi määritud mehaanika, pöördub tema vastu. Peatükk 6. Võimu lõplik hind. 1938, kui Euroopas olid juba selgelt kuuldavad tulevase sõja sammud ja demokraatlikud riigid üksteise järel langesid surve alla, nimetati Kaarel Eenpalu Eesti peaministriks. See oli tema karjääri tipphetk ametlikult. Paber, mis kinnitas teda kõrgemasse täidesaatvasse positsiooni, kandis sama täpset eestikeelset nime, mille ta oli endale 5 aastat varem valinud. Ning sellel hetkel, mis oleks pidanud olema triumf, oli midagi juba hakanud pudenema. Eenpalu peaministriperiood 1938–40 oli periood, mida on raske ühtegi kategooriasse paigutada. Ta töötas. Ta reorganiseeris. Ta jätkas institutsionaalset ehitamist, bürokratiseerimist, korrastamist. Kuid samal ajal oli Euroopa geopoliitiline olukord muutumas kiiremini, kui ükski bürokraatlik mehhanism suutis jälgida. Saksamaa laienes. Nõukogude Liit oli aktiivselt huvitatud Balti riikidest. Inglismaa ja Prantsusmaa tegid kompromisse, mis andsid selge sõnumi, väikseid riike ei kaitstud. Eenpalu bürokraatlik süsteem ei olnud loodud selleks maailmaks. Ta oli loodud sisemise vaikuse hoidmiseks, see töötab siis, kui peamine oht tuleb seestpoolt. Kuid oht, mis tuli 1940, tuli väljastpoolt. Ning sellele vastates puudus Eenpalul see, mis oleks olnud vajalik, mitte dokumendid, mitte nimekirjad, mitte tsensuurimehhanismid, vaid rahva usaldus ja poliitiline paindlikkus. Sest rahvas, kelle poliitiline hääl oli 6 aastat summutatud ja kelle ajakirjanikud olid 6 aastat kirjutanud valitsuse tekste oma nime all, polnud rahvas, kes oleks kriisihetkel kogunenud vabatahtlikult oma valitsuse ümber. Eenpalu, kes oli aastate jooksul ehitanud staatilise kontrolli arhitektuuri, seisis nüüd dünaamilise kriisi ees. Need on 2 erinevat probleemitüüpi, mis nõuavad põhimõtteliselt erinevaid lahendusi. Üks nõuab bürokraatiat. Teine nõuab usaldust. Ning usaldust ei saa viimases minutil ehitada, seda ehitatakse aastate jooksul aususe, avatud suhtluse ja vastutuse kaudu. Kõik need 3 olid Eenpalu süsteemis süsteemselt puudu. 1940 juunis, kui Nõukogude ultimaatum Eestile saabus ja Pätsi valitsus kokku varises, lõppes ka Eenpalu karjäär, mitte dramaatiliselt, mitte ühel kindlal hetkel, vaid nagu kõik bürokraatlikud süsteemid lõpevad. Ühel päeval märkad, et dokumendid, millele sa alla kirjutad, ei tähenda enam midagi, sest need, kes neid täide viiksid, teenivad juba teist süsteemi. Juulis 1940 arreteeriti Kaarel Eenpalu Nõukogude võimude poolt. Mees, kes oli loonud Eesti politsei, kelle korraldused olid saatnud sadu inimesi vanglasse, kes oli allkirjastanud eeltsensuuri määrused, kes oli juhtinud propagandatalitust, see mees leidis end nüüd olukorras, mis oli peegelpilt sellest, mida ta oli teistele teinud. Talle esitati süüdistused. Ta viidi ülekuulamisele. Ta saadeti vangilaagrisse. Kuid siin on see detail, mida ei maksa mainimata jätta. Eenpalu arreteerimisega seotud Nõukogude dokumendid käsitlesid teda fašistliku diktaatori käsilasena. Sama inimene, kes Eesti kontekstis oli olnud demokraatiati päästerüütliks, oli teises süsteemis diktatuuri sümbol. Kumbki neist kirjeldustest ei ole täielikult õige. Kumbki ei ole täielikult vale. Ning see paradoks, et sama inimene mahub 2 täiesti vastandlikku narratiivi, on täpselt see, mis teeb Eenpalu loo nii keeruliseks ja nii vajalikuks.
Vangilaagris, kus ta suri 1942, puudusid tal kõik tööriistad, millega ta oli ennast kogu elu identifitseerinud. Puudusid toimikud. Puudusid allkirjad. Puudusid mehhanismid. Jäi mees ise, Karl August Einbund, kes oli kord noor ajakirjanik trükikoja lõhna sees, kes kirjutas innukalt sellest, mida ta uskus. Kas ta mõtles sellele trükikojale viimased kuud? Kas ta mõtles lubadusele, millest tema elutöö oli alguse saanud? Me ei tea. Keegi ei tea. Kuid Jaan Tõnissoni toimetuse õhk, need pliiditähed, see tintatõrv, see veendumus, et sõnadel on mõte, see õhk ei olnud läinud. See oli alati seal olnud, ka siis, kui kõik muu muutus. Seda polnud võimalik arhiivikapis hoida ega propagandatalituse korraldusega ümber kirjutada. Ning koos temaga läks ka osa sellest teadmisest, see täpne, seestpoolt tulev teadmine selle kohta, kuidas vabadust tappa, millest pärast saab õppida ainult tulemuste, mitte protsessi kaudu. Sest mees, kes teadis täpselt, kuhu lüüa, viis selle teadmise endaga kaasa. Kuid lõplik hind ei olnud ainult tema oma. Hind oli tasutud ka kõigi teiste poolt, Aleksandri ja Juhani ja nimetute toimetussekretäride poolt, ootavate naiste poolt, vapside põlvkonna poolt, kelle poliitiline karjäär lõppes enne, kui see algas, ja viimaks kogu Eesti rahva poolt, kes 1940 ei astunud ühiselt nõukogude survele vastu, mitte arguse pärast, vaid seetõttu, et ühine hääl ja ühine tahe olid 6 aasta vältel süsteemselt vaigistatud. See on võimu lõplik hind. Mitte kaotatud lahingud. Mitte arhiividest kadunud dokumendid. Vaid rahvas, kes on harjunud vaikima ja kes vaikib edasi ka siis, kui vaikimine pole enam kaitsev, vaid kaotuslik. Einbund alustas oma teed lubadusega vaba sõna kohta, lubadusega tõe kohta, lubadusega, et tema töö on rahvale. Lõpuks täitis ta teise lubaduse, selle, mis tehti kardinate taga, Kadrioru lossis, kinniste uste taga, kus tõde kuulas ainult 3 meest, kes hiljem igaüks eraldi viidi oma erinevasse vangilaagrisse. Kas neid 3 meest, Pätsi, Laidoneri, Einbundit, ühendas lõpuks midagi muud peale selle esialgsete, poolhäälsete kokkulepete? Kas nad mõtlesid üksteisele kusagil Siberi laagri hallides barakites, kus kõik nende elutöö olid surnud paberid? Seda ei saa teada. Kuid nende ühine lõpp, 3 meest, kes olid koos koostanud nimekirjad teiste inimeste vahistamiseks, kes ise jõudsid teiste inimeste nimekirjadesse, on ajaloo kõige otsekohesem kommentaar sellele, mida nad tegid. Ning küsimus, mis jääb õhku rippuma, küsimus, millele pole arhiivis vastust, mis ei lahustu faktide ega analüüsiga, on see, kas inimene, kes on korra kaotanud oma algse lubaduse, saab selle tagasi leida. Ja kas see otsimise võimalus kaob koos mehega, kes ei jõudnud selle küsimusega kunagi lõpuni? Loen hoolikalt mõlema eelneva kirjaniku märgised. Kasutatud hukid, trellid 1, trellid 8, trellid 1-0, kirjanik 1, pluss trellid 2, trellid 11, trellid 7, kirjanik 2, võrdub kokku trellid 1, trellid 2, trellid 7, trellid 8, trellid 1-0, trellid 11. Järelejäänud hukid, trellid 3, trellid 4, trellid 5, trellid 6, trellid 9, trellid 12. Kasutatud struktuurid, EMG kirjanik 1, pluss T, O kirjanik 2. Kasutatud mustrid, 6, 15, 9, kirjanik 1, pluss 4, 8, 14, kirjanik 2. Minu valikud. Hukid, trellid 3, salajane grupp, PK7, trellid 9, viimased tunnid, PK8, trellid 12, kui Bono, PK9. Struktuurid, paranooia, PK7, L, kustub PK8, I, peamine kurjategija, PK9. Mustrid, 7, lämbumine, PK7, 13, haamer, PK8, 5, pulsatsioon, PK9. Rütmid, pingeline, PK7, aeglustuv, PK8, süüdistav, PK9. Peatükk 7, 3 meest ja ülesanne, mida ei mainita. Kujutage ette, olete üks 3 inimesest, kes teab kõike. Mitte et peaaegu kõike. Iga arreteerimisplaani, iga suletava lehe nime, iga politseiüksuse paigutuse, iga kuupäeva ja kellaaega, mis on kirja pandud dokumentides, mida eksisteerib ainult 3 eksemplaris. Te teate, et tuleva nädala neljapäeval algab midagi, mida Eesti rahvale nimetatakse korra taastamiseks, aga mis tegelikkuses on aeglaselt, hoolikalt, täpselt konstrueeritud mehhanism, mis peatab selle, mida rahvas nimetab vabaduseks.
Ning te teate, et teie nimi, teie täpne, masinkiri tähtedega trükitud nimi on sellel mehhanismil igal leheküljel sees. Mis te tunnete? Triumfi? Hirmu? Mõlemat? Sellele küsimusele pole neilt kolmelt mehelt, Pätsilt, Einbundilt, Laidolerilt kunagi ausat vastust saadud. Sest just selliste küsimuste jaoks olid kardinad Kadriorus nii rasked. Selliste küsimuste jaoks suleti uksed nii tihedalt, et isegi noor ametnik koridoris kuulis ainult häälte tooni, mitte sõnu. Ning selliste küsimuste jaoks vaigistati ajakirjandus 3 päeva jooksul pärast seda, kui plaan käivitati. Kuid vaikus ei kustuta. See ainult katab. Jaanuar 1934. Einbund töötab Siseministeeriumis hilisõhtutundideni. Tema töölaud on korrektne, alati korras, iga dokument oma kohas. Kuid see kord ei ole enam aastaid olnud loomulik kord. See on inimese kord, kes ei suuda taluda, kui asjad on paigast ära, sest asjad tema sees on pidevalt natuke paigast ära. Dokumentide täpsus on vastukaal sisemisele ebakindlusele, mida ta ei saa endale lubada näidata. Kõik täpne, kõik paigas, väljaspool. Veebruar saabub. Vapside massimeeleavalduste arv kasvab. Tallinna tänavatel on inimesi, kes kannavad eraldusmärke, hüüavad loosungeid, kõnnivad koos. See rahvas usub millessegi. See rahvas tahab midagi. Ning Einbund, kes vaatab seda politsei aruannete kaudu, täpsete numbrite ja kohtade ning kellaaegadega, näeb seda rahva energiat ja tunneb midagi, mida ta ei suuda lihtsalt ohuna katalogiseerida. Ta tunneb selle energia suhtes midagi isiklikumat. Sest see oli olnud ka tema energia. Kord. Noorena Tõnissoni toimetuses, kirjutades kirglikke veergusid rahva õiguse kohta, see kirglik veendumus, see tunne, et sul on ütlemiseks midagi tähtsat, et su sõnadel on kaal, see oli olnud Einbundi enda energia. Ning nüüd 20 aastat hiljem vaatas ta sama energiat väljas tänaval, teistes inimestes ja see pidi teda häirima viisil, mida ta ei saanud kellelegi öelda. Kolmas mees selles kolmikus, Laidoner, tõi midagi teist. Tema kohalolek Kadrioru kinnistel kohtumistel ei olnud ainult taktikaline. See oli psühholoogiline. Laidoner oli vabadussõja kangelane, tema nimi kandis kogu sõja ühist mälu, kogu võidu raskust ja valu. Kui tema astus midagi toetama, muutus see rahva silmis millekski, millel oli ajalooline kaal. Päts teadis seda. Einbund teadis seda. Ning Laidoner, kaval, strateegilist mõtlemist armastav kindral, teadis, et teda vajatakse. Ning see teadmine andis talle positsiooni kaubelda. Mis Laidoner oma toetuse eest sai? Ametlikult kaitsevägede ülemjuhataja tiitli, mis talle 12. märtsil andis. Mitteametlikult seda, mida iga kogenud sõjamees soovib, kindlust, et tema roll on riigis pöördumatu. Et ta on institutsioon, mitte ainult ametnik. Ning selle kindlusega tuli ka vastutus, mida ta jagab 2 teisega, vastutus otsuse eest, mis lõi maailma, milles kõik 3 lõpuks vangi jäid. Märts 1934 lähenes. Nimekirjad olid valmis. Mehhanismid olid paigas. Laidoneri sõjavägi oli valmis, mitte lahinguks, vaid demonstratsiooniks, seismiseks, kohalolekuks, mis ütleb ilma sõnadeta. See, mis toimub, toimub ametliku jõuga. Ning Einbund, kes oli täpselt teadnud, kuidas politsei lojaalsust hoida, oli need viimased nädalad kulutanud vestlustele, mida ta ei dokumenteerinud. Vestlustele prefektidega, üksikujuhtidega, meestega, keda ta isiklikult tundis aastatepikkusest ühisest tööst. Ta küsis. Ta seletas. Ta veenis. Ning ilmselt lubas ta ka, sest sellised vestlused töötavad ainult siis, kui teisel poolel on midagi võita. Mida Einbund lubas neile meestele, kes pidid käsud ellu viima? Turvalisust. Positsioone. Pensioni. Kindlust, et nende nimed ei ilmu kunagi kurja poolele ajalookirjutuses. See kõik on teadmata. Need vestlused ei ole protokollis. Ning see on täpselt nii, nagu Einbund tahtis, sest ta mõistis paremini kui keegi teine, et tõelised lubadused ei ole need, mida kirjutatakse alla. Need on need, mis tehakse pilguga, käepigistusega, sõnadega, mis öeldakse kahekesi toas, kus ei ole tunnistajaid. Ning just sel põhimõttel, see lubaduste süsteem, mis töötab ilma paberita, ilma allkirjata, ilma arhiivita, ehitas Einbund kogu oma võimule aluse.
Ta, kes kui noor ajakirjanik uskus trükitud sõnapühadesse, ehitas täiskasvanud riigimehena süsteemi, milles kõige olulisemad sõnad ei olnud kunagi trükitud. Kuid selles peitub ka see paranoiline dimensioon, mis viimaste aastate jooksul hakkas temas kasvama. Kui lubadused ei ole paberil, siis kuidas tead, et need peavad? Kui süsteem töötab ainult isikliku lojaalsuse kaudu, siis kuidas tead, millal see lojaalsus muutub? Einbund, kes oli ise teinud mehed oma mehhanismi osaks ilma lepinguid allkirjastamata, teadis täpselt, kui habras see loogika on, sest ta ise oli selle loogika autor. Ta ehitas süsteemi, mis sõltus usaldusest ja veetis seejärel aastad kartes, et keegi reetuks. Kas see kartus oli põhjendatud? Ja kas inimene, kes ehitab vangla teistele, hakkab paratamatult kartma, et keegi lukustab üks päev ta enda sisse? Peatükk 8. Kuidas võim kehasse kirjutab. 1934, 1935, 36, 37. Aastaid liikusid edasi nagu ametlikud dokumendid, täpsed, järjestikused, korrektse allkirjaga. Kaarel Eenpalu tõusis ühest ametist teise, laiendas oma institutsionaalset käeulatust, juhtis ministeeriumeid, andis välja korraldusi, esinedes avalikkuse ees rahulikul, täpselt kontrollitud häälel. Välised vaatlejad nägid edukat riigimeest oma tipptunnil. Kuid oli ka teine pilt. Vaadake fotosid. Võrrelge. Noor Karl August Einbund, kes poseerib toimetuse kollektiiviga 20 aastatel, mees, kellel on enesekindel, veidi väljakutsuv pilk, kellel on aega naerda, kelle rüht on vaba. Ja siis Kaarel Eenpalu 1937. 8. aastal, sama mees, kuid midagi on muutunud viisil, mida on raske ühe sõnaga öelda. Mitte ainult vanus. Midagi muud. Pilk on muutunud, see ei ole enam väljapoole suunatud vaatleja pilk, vaid sissepoole pöördunud kaitsja pilk. Rüht on sirge, liiga sirge, institutsiooniliselt sirge, nagu inimene, kes on otsustanud, et tema keha peab alati andma signaalina, ma kontrollin olukorda. 13 aastat võimu kirjutab inimesesse aastatega rohkem, kui need aastad loomulikult kirjutaksid. Einbund vananes Eenpaluna kiiremini, kui ta oleks vastasel juhul vananenud, mitte bioloogiliselt, vaid kohalolu mõttes. See tähendab inimene, kes kannab pidevalt vastutust, mida ei saa jagada, kelle iga otsus muudab kellegi teise elu, kes ei saa avalikult kahelda, ei saa avalikult eksida, ei saa avalikult tunnistada ebakindlust, see inimene kulub teistmoodi. See kulumine on nähtav väikestes asjades. Keegi, kes tundis teda lähemalt neist aastatest, kirjeldas hiljem, kaudselt, ettevaatlikult, kuidas Eenpalu ei kuulanud enam samamoodi kui varem. Mitte, et ta oleks muutunud kuulmisvaeguriga. Kuulamine tähendab valmisolekut, et see, mida kuuled, võib muuta seda, mida arvad. Ning selleks valmisolekuks polnud Eenpalul enam ruumi, süsteem, mille ta oli ehitanud, ei lubanud juhtivale mehhanismile avalikku kahtlust. Ning koos kuulamise kaotamisega tuleb midagi muud. Isolatsioon. Mitte füüsiline isolatsioon, Eenpalu ümber olid alati ametnikud, aruandlused, koosolekud, külalised. Vaid see sügavam isolatsioon, kus keegi sinu ümber ei ütle sulle tõtt, sest süsteem, mille sina ise oled ehitanud, on muutnud tõe ütlemise ohtlikuks. Tsensuur ei tapa ainult ajakirjandust. See tapab ka selle hääle, mis võiks sulle öelda, sa eksid. Arhiivid räägivad sellest perioodist ametlikus keeles. Riigiarhiivi hallide kaante vahel on dokumendid riikliku propagandatalituse tegevusest, statistika, aruanded, korraldused, statistika. Üks häirivatest detailidest, mis avaldub nende dokumentide kumulatiivses lugemises, on nende keel. Iga järgmine korraldus on pisut keerukam, pisut rohkem tõlgendusvõimalusi välistav, pisut rohkem suletud. Nagu inimene, kes on hakanud oma seadusi täiendama mitte seetõttu, et need ei tööta, vaid seetõttu, et ta ei usalda enam neid, kes neid rakendavad. See on paranoilise juhtimise klassikaline märk. Mida rohkem kontrolli, seda rohkem usaldamatust. Mida rohkem usaldamatust, seda rohkem kontrolli. Ring sulgub iseeneses ning korralduste paberimäär kasvab täpselt proportsionaalselt sellega, kuidas inimesele jääb mulje, et kõike on vaja täpsemalt öelda, sest teised ei mõista. Kuid on midagi, mida ükski arhiividokument ei suuda edasi anda, see, mis toimub siis, kui mees, kes on kogu süsteemi ehitanud, seisab ühel päeval silmitsi teabega, mida ta ei suuda oma süsteemi raamistada. 1937 kevad, Artur Sirki surm Luksemburgis. 1938,
Saksa Anschluss Austriaga. 1939 Molotov-Ribbentropi pakt. Iga neist sündmustest oli signaal, mida bürokraatlike korralduste keel ei suutnud absorbeerida, sest need sündmused räägisid maailmast, milles Eesti väiksus polnud halduslik probleem, see oli eksistentsiaalne haavatavus. Eenpalu toimikud sellest perioodist on Riigiarhiivis olemas. Kuid need toimikud kannavad ühte korduvat omadust, mida kogenud arhiivitöötajad on märganud, nendes puuduvad teatud leheküljed. Mitte kõik leheküljed just teatud. 23 lehekülge on märgitud eemaldatuks ilma märkuseta, millal või kelle poolt. 8 toimikusse on kantud number, mis viitab olematu registreerimisnumbrile. Ning 2 toimikut kannavad templeid, mis on kustutatud nii, et tempel on küll nähtav, kuid tekst mitte. Mis nendel lehekülgedel oli? Kellele need läksid? Ning miks just need, mitte teised? See ei ole tavalise arhiivihalduse jälg. Tavalise arhiivihalduse jälg on järjekindel, kas eemaldatakse kõik või ei eemaldata midagi. Valikuline kustutamine räägib teisest loogikast, keegi teadis, mida otsida. Keegi teadis, mis on ohtlik. Ning keegi tegi selle töö hoolikalt, professionaalselt, täpselt, nagu inimene, kes on harjunud toimikutega töötama. Eenpalu ise. Tema käsilased. Keegi hiljem, pärast tema arreteerimist. Me ei tea. Kuid see teadmatus ise on informatsioon, see ütleb, et nende lehekülgede sisu oli piisavalt oluline, et selle eest maksta vaevaga. Viimane avalik pilt Kaarel Eenpalust, enne kui Nõukogude võim talle lõpu tegi, on aastast 1940. Ta esineb koosolekul, räägib rahulikul häälel, kannab sama institutsionaalset rühti. Kuid need, kes teda tol ajal nägid ja on hiljem rääkinud, ütlevad ühtviisi, ta nägi välja nagu inimene, kes teab, et midagi tuleb, kuid ei suuda seda peatada. Mitte hirm, mitte paanika, midagi rahulikumat ja raskemat. See tunne, mis tekib siis, kui mehhanismi looja näeb oma mehhanismi pöördumas suunas, mida ta ei kavandanud. Kas ta mõtles sel hetkel sellele noorele mehele trükikojas? Kas ta mõtles Jaan Tõnissoni toimetusele, pliiditähtede lõhnale, sellele esimesele artiklile, mille ta kirjutas kirglikult, uskudes, et sõnadel on jõud muuta maailma paremaks? Kas need 2 Eenpundit, noor ja vana, algne ja lõplik, kohtusid sel hetkel teineteisega? Seda ei saa teada. Kuid mis on teada, see on see, et kõik, mida ta ehitas, jäi maha. Institutsioonid, korraldused, mehhanismid. Kuid maha jäi ka midagi muud. Maha jäi küsimus, mida ei saa arhiivis hoida, milline oleks Eesti olnud, kui 1934 oleks valitud teisiti. Peatükk 9, kellele see kasulik oli. Pärast seda, kui kõik on läbi, pärast riigipööret, pärast vaikivat ajastut, pärast Eenpalu surma vangilaagris ja Pätsi surma Kalinini psühhiaatriahaiglas ja Laidoneri surma Vladimiri vanglas, jääb alles üks küsimus, mida ajaloolased on esitanud, kuid mida keegi ei ole täielikult vastanud. Kellele see kõik kasulik oli? Mitte lühiajaliselt, lühiajaline vastus on lihtne, Päts säilitas võimu, Eenpund sai positsiooni, Laidoner sai tiitli. See on teada. Kuid pikaajaline vastus on keerukam, häirivam ja palju olulisem. Vaatame ahelat. 1934 peatati Eesti demokraatia. See tähendab, kõik need institutsioonid, mis oleksid pidanud rahva huve kaitsma, parlament, sõltumatu ajakirjandus, vaba kodanikuühiskond, neutraliseeriti. Neutraalse keelega öelduna. Praktikas tähendab neutraliseeritit järgmist, rahvas kaotas kollektiivse hääle ajal, mil Euroopas valmistuti kriisideks, mis nõuaksid just kollektiivset häält. Kes sellest kasu sai? Esimene vastus on ilmselge, need, kes olid vahetult pärast riigipööret saanud positsioone ja privileege, mida neil varem polnud. Eenpundi lähikond, ametnikud, prefektid, institutsioonide juhid, keda ta ise määras, kasvas kiiresti. Propagandatalituse loomine tõi kaasa hulga uusi ametikohti, mida täideti inimestega, kes olid lojaalsed mitte demokraatiale, vaid isiklikele suhetele. See on kõigis autoritaarsetes süsteemides sama muster, lojaalsuse tasustamine positsioonidega loob hierarhia, mis on huvitatud süsteemi säilimisest, mitte seetõttu, et nad usuvad ideesse, vaid seetõttu, et nende positsioon sõltub sellest, et idee elaks edasi. Kuid on teadmata küsimus, mida ei saa rahuldavalt vastata, kas leidus Eenpalu, Pätsi, Laidoneri siselikus ringkonnas keegi, kelle pikaajaline strateegiline kasu oli suurem kui nende endi oma.
Keegi, kes kasutas kõigi kolme ambitsiooni ja hirme selleks, et ehitada endale positsioon, mida keegi avalikult ei näinud. Ajaloolane, kes uurib neid küsimusi, põrkab kokku ühe konkreetse probleemiga. Kõik inimesed, kes olid piisavalt lähedal sellele siseringile, et teada tõtt, on surnud. Nende mälestused on osaliselt säilinud, päevikud, kirjad, retrospektiivsed tunnistused, kuid need mälestused on alati kirjutatud mingist kaugusest, mingist filtrist läbi, kas siis enesekaitse, ajaperspektiivi või lihtsalt mälu kallutamise tõttu. Kuid majanduslikud ja poliitilised jäljed räägivad. Need, kes olid vapside liikumises ja kaotasid 1934, ei taastunud. Artur Sirk suri Luksemburgis 1937 aastal asjaoludel, mis jäid ametlikult seletamata. Vapside teised juhid, kes arreteeriti ja vangilaagrisse saadeti, kaotasid aastaid, mida ei saa tagasi. Nende võimaldused, nende varandused, nende kontaktid, kõik see läks teistele. Selleks, et teada, kes need teised on, tuleb uurida, kes 1934–1940 astus sisse kohtadesse, mis olid vabastunud. Ning see jälg, see küsimus, kes tegelikult kasvas sellel perioodil, on osa vastusest küsimusele, kelle huvides see kõik oli. Mitte ainult Pätsi, mitte ainult Einbundi, vaid kõigi nende inimeste huvides, kes teadsid, et sellised süsteemid loovad ruumi neile, kes on piisavalt paindlikud, et teenida kõiki peremehest sõltumata. Ning siin jõuame kõige häirivama punktini. Kaarel Eenpalu ehitas süsteemi, tsensuur, propaganda, institutsioonide kontrollimine, mille kaks põhilist kasu oli järgmine. Esimesena, see hoidis Pätsi võimul, mis oli Einbundile poliitiliselt vajalik. Ning teisena, ja seda märgatakse harvem, see süsteem harjutas Eesti ühiskonda vaikima viisil, mis muutis 1940 Nõukogude anneksiooni tehniliselt sujuvamaks. See ei tähenda, et Einbund oli Nõukogude agente. See ei tähenda, et ta planeeris seda. Kuid tulemus oli, et rahvas, kelle avalik arvamus oli 6 aastat tsenseeritud, kelle kodanikuühiskond oli likvideeritud, kelle institutsioonid olid muudetud lojaalsuse instrumendiks, see rahvas ei olnud 1940 positsioonil, kus ta oleks saanud korraldada teistmoodi. Resistentsi ei ehitata kriisi hetkel. See ehitatakse aastate jooksul avalike kohtumiste, sõltumatute institutsioonide, vaba ajakirjanduse kaudu. Kõik need olid 1940 puudu. Kellele see kasulik oli? Lõppkokkuvõttes, sellele jõule, kes 1940 tuli. Mitte otseselt, mitte plaanipäraselt, mitte kokkumängu tulemusena. Vaid lihtsalt seetõttu, et nõrgestatud, vaikima harjunud, institutsioonideta ühiskond on kergem vallutada kui see, mis on aastaid õppinud kollektiivselt mõtlema ja avalikult rääkima. Einbund ei teinud seda selleks. Kuid ta tegi selle võimalikuks. Ning see on ajaloo kõige valusam muster, inimesed, kes ehitavad süsteeme iseeneste kaitseks, loovad sageli täpselt selle haavatavuse, mille kaudu nad ise hävivad. Einbund arreteeriti. Päts arreteeriti. Laidoner arreteeriti. Nende nimed jõudsid nimekirjadesse, teiste inimeste nimekirjadesse, teistes arhiivikappides, teises süsteemis, mis ei hoolinud neist samamoodi, nagu nemad polnud hoolinud oma nimekirjades olevatest inimestest. 3 meest, kes kohtusid Kadrioru lossis raskete kardinate taga. 3 meest, kes tegid lubadused, mida ei protokollitud. 3 meest, kes ehitasid koos midagi, mis pidi olema kontroll, ning lõpetasid ise kellegi teise kontrolli all. Seda, mida Einbund Pätsile lubas enne riigipööret, ei kirjutanud keegi üles. Kuid me teame nüüd, mida ta tegelikult pakkus, mitte ainult tehnilist kompetentsi, mitte ainult politsei lojaalsust, mitte ainult propagandamasina projekti. Ta pakkus rahulikkust. Ta pakkus kindlust. Ta pakkus tunnet, et kõik saab kontrollitavaks, et maailm, kus asjad on paigast ära, saab uuesti täpseks, korrektseks, oma kohale asetuvaks. See lubadus oli vale. Mitte seetõttu, et Einbund ei saanud oma osa täita, ta täitis selle häiriva täpsusega. Vaid seetõttu, et kontroll ise on illusioon. Maailma saab trükkida alla, vaigistada, pitseerida ja nimekirjadesse kanda, kuid maailm ise jätkub oma loogika järgi, oma ajal, oma viisil. Ning nüüd, 90 aastat hiljem, on need nimekirjad arhiivis. Need dokumendid on olemas osaliselt. Need inimesed on surnud kõik. Ning küsimus, mis nende aastate üle rippub, ei ole enam, mida Eenpalu lubas Pätsile. See küsimus on vastatud, mitte täielikult, kuid piisavalt.
Küsimus, mis ripub edasi, on teistmoodi. Kuidas juhtub, et mees, kes teab vabaduse väärtust seestpoolt, saab meheks, kes vabaduse hävitab? Ning kas see transformatsioon on alati nähtav, kas seal on alati hetk, kus oleks saanud teisiti valida, või juhtub see sammhaaval, iga samm õigustades eelmist, kuni ühel päeval sa vaatad tagasi ja sa ei näe enam selgelt, millal see algas? Vastus sellele küsimusele ei ole ainult Einbundi loos. See on igas süsteemis, kus võim koondub ühe inimese või ühe grupi kätte, kes usub, et nad teavad paremini. See on igas hetkes, kus keegi otsustab, et rahval on parem olla vaikne. See on igas lubaduses, mis tehakse kardinate taga ning mida rahvale ei öelda. Mis juhtub järgmisena? Ning millal ja kuidas jõuab see kõik lõpuni? Loen hoolikalt kõigi 3 eelneva kirjaniku märgised. Kasutatud hukid, trellid 1, trellid 8, trellid 1.0, kirjanik 1, pluss trellid 2, trellid 11, trellid 7, kirjanik 2, pluss trellid 3, trellid 9, trellid 12, kirjanik 3. Võrdub kokku trellid 1, trellid 2, trellid 3, trellid 7, trellid 8, trellid 9, trellid 1.0, trellid 11, trellid 12. Järelejäänud hukid, trellid 4, salajased dokumendid, koodid, trellid 5, esimene intervjuu aasta pärast, trellid 6, salajased kohad, tunnelid. Kasutatud struktuurid, EMG kirjanik 1 pluss T, O kirjanik 2 pluss N, I kirjanik 3. Kasutatud mustrid, 6, 15, 9, kirjanik 1 pluss 4, 8, 14, kirjanik 2 pluss 7, 13, 5, kirjanik 3. Minu valikud. Hukid, trellid 4, salajased dokumendid, PET 1.0, trellid 6, salajased kohad, PET 11, trellid 5, esimene intervjuu, PET 12. Struktuurid, reetmine, PET 1.0, J, viimane võimalus, PET 11, K, löök selga, PET 12. Mustrid, 3, kasvamine, PET 1.0, 1.0, meeleheide, PET 11, 2, lained, PET 12. Rütmid, kiirenev, PET 1.0, süüdistav, PET 11, ugastuv toretsev, PET 12. Peatükk 10, toimikud, mida ei tohtinud avada. Tallinna Riigiarhiivi 4. korrusel, hallide metallkapite reas, mille ukselingid on kohanud tuhandeid käsi, seisab komplekt toimikuid, mille leheküljed kannavad punast tinti. Mitte märkuste punast tinti, seda on arhiivides kõikjal. Vaid teist punast, korduvalt trükitud kummitempel, mille tekst ütleb lühidalt ja lõplikult, et see materjal on juurdepääsupiiranguga. Toimikute väliskate kannab koodnumbrit, mida pole registreeritud ühelgi teadaoleval kataloogilehel. 3 eksemplari, nii on märgitud kaanel. Üks neist eksemplaridest on teadmata asukohas. Teine jõudis arhiivi alles 1989, kui Eesti taasiseseisvus ja Nõukogude võim avas teatud osa oma toimikusüsteemist. 3. kohta pole teada midagi, ei seda, kas see hävitati, kanti üle mõnda teise arhiivi, kadus haldusliku segaduse kätte või kas keegi otsustas, et selle konkreetse eksemplari ei tohi leida. Need toimikud, see on kinnitatud, sisaldasid kokkuvõtet Siseministeeriumi ettevalmistustest 12. märtsi riigipöördeks. Mitte ametliku versiooni sellest, mis toimus. Tööversiooni. Loendeid, kavatsusi, nimesid, millede kõrval olid märkused, mida ametlik versioon pole kunagi kajastanud. Üks uurija, kes pääses teise eksemplari juurde 1993, kirjeldas neid toimikuid kui kaardi ja territooriumi vahelist erinevust. Ametlik ajalugu on kaart, need toimikud on territoorium. Seejärel dokumendid suleti uuesti. Uurija nimeta dokumendid koodiga. See on Einbundi pärandi üks konkreetsemaid ja häirivamaid tahke, mitte ainult see, mida ta tegi, vaid see, kuidas ta mõtles säilitamisele ja kustutamisele. Mees, kes oli ajakirjanikuna uskunud, et kirjutatu peab olema nähtav ja vastutav, muutis hiljem meheks, kes mõistis dokumentatsiooni kui topeltrelvastust. Esiteks, dokumendid, mida olid olemas, andsid legitimatsiooni, neil oli allkiri, kuupäev, number ja see formaalne korrektsus lõi mulje seaduslikkusest. Teiseks, dokumendid, mida ei eksisteerinud, see tähendab dokumendid, mis olid loodud, kasutatud ja seejärel hoolikalt eemaldatud, kaitsesid neid, keda see materjal oleks ohustanud. Einbund teadis täpselt, millised dokumendid tuleb hoida ja millised tuleb kustutada, ning see teadmine on ise teadmine, mida mõistlik inimene saab ainult siis, kui ta on eelnevalt põhjalikult kaalunud, mida ta teeb ja miks. See ei ole bürokraatlik hooletus. See on strateegiline plaanimine.
Ning strateegiline plaanimine, mis hõlmab oma jälgede eemaldamist, eeldab, et plaanija on teadlik, millised jalajäljed on problemaatilised. Kuid siin astub loo sisse detail, mis on pisut teistsugune kui kõik eelnev. Mitte Einbundi enda käejälg, vaid kellegi teise käejälg tema toimikutes. 1940 juuli algus, vahetult enne Einpalu arreteerimist. Siseministeeriumi toimikutes, mis hiljem Nõukogude võimude kätte läksid, on leheküljed, mis on käsitsi ümber kirjutatud, mitte masinkirjas, vaid käsikirjas, kiires, loogas käsikirjas, mis erineb Einbundi oma. Keegi käis tema toimikutes ja muutis teatud dokumendid enne, kui need Nõukogude silmade ette jõudsid. Keegi, kes teadis, mida otsida. Keegi, kes teadis, mida muuta. Kas see oli akt kaitseks, katse päästa Einbund tõsisemate süüdistuste eest? Või oli see midagi muud, katse peita midagi, mis oleks olnud ohtlik mitte Einbundile, vaid kellelegi teisele? Riigiarhiivi käsikirjaeksperdid on hiljem analüüsinud neid ümbertehtu osi ja leidnud, et käekiri kuulub inimesele, kes töötas Siseministeeriumi arhiiviosakonnast. Selle inimese nimi on teada. Tema edasine saatus 1940 pärast on teadmata, ta kadus anonüümselt, nagu paljud teised tollest ajast. Kuid tema käed jätsid jälje. Kõhklevad kiired jooned käsikirjas, mis muutsid teatud arve, teatud kuupäevi, teatud nimede järjestust. Ning need muutused, see väike, käeline manipulatsioon toimikute sees, on üks konkreetsemaid tõendeid sellest, et Einbundi süsteem ei töötanud ainult ülalt alla, kuid allpoolt üles. Mitte ainult tema algatusel ja tema korralduste kaudu, vaid ka tema alamate oma initsiatiivil, kes tegid otsuseid, mida ta ise pole palunud. Süsteem, mille Einbund ehitas, hakkas elama omaette elu. Ning see on kõige hirmuäratavam asi, mida võib autoritaarsest bürokraatiast öelda, kui süsteem on piisavalt suur ja piisavalt juurunud, hakkab see funktsioneerima iseseisvalt, ilma looja käskudeta. Inimesed, kes asuvad selle süsteemi sees, hakkavad tegema otsuseid süsteemi vaimus, nad ei küsi luba, nad lihtsalt teavad, mida süsteem nõuab, sest nad on selles süsteemis nii kaua töötanud, et selle loogika on muutunud nende endi loogikaks. Einbund lõi süsteemi, mis ületas tema enda kontrolli. See on tema pärandi kõige konkreetsem ja kõige murettekitavam osa, mitte see, et ta tegi halvad asjad, vaid see, et ta lõi struktuuri, mis võimaldas halvad asjad tehtud saada ka ilma temata, ka pärast teda, ka nende poolt, kes kunagi pole temaga isiklikult rääkinud. See toimib nii ka täna, muidugi, kui mitte Eestis, siis mujal. Iga kord, kui institutsioon kaotab läbipaistvuse ja muutub endasse tõmbunuks. Iga kord, kui avalik kontroll asendub siseringi loogikaga. Iga kord, kui dokumendid kaovad ilma selgituseta ja käsikirjad muutuvad järgmisel hommikul. Toimikud on seal. Osaliselt. Kaanel punane tempel. Sisemus osaliselt loetav. Ning need toimikud küsivad meilt tänaseni midagi, millele ametlik ajalugu ei ole vastanud, mida täpselt lubas Einbund Pätsile seal Kadrioru lossis, mida ei kirjutatud ühelegi paberile, ning miks on need leheküljed, mis seda võiksid paljastada, siiani peidetud, kustutatud või lihtsalt kadunud viisil, mis on liiga täpne, et olla juhus. Kas tõde on alati olnud olemas, ainult peidetud käte taga, mis teadsid täpselt, kuhu seda panna? Peatükk 11, mida hooned teavad. On olemas teadmine, mis ei ela inimestes. See elab paikades. Kadrioru lossi põhjakülje teine korrus, kus 1934 olid Pätsi töökabinetid, need ruumid on täna külastajatele avatud. Parketipõrand on vahetatud, seinavärvid on uuendatud, kardinad ei ole enam sama need rasked, tumedad kardinad, mille taga 3 meest rääkisid asju, mida rahvale ei öeldud. Aga seinad on samad. Lagi on sama kõrgus. Akende asetus on sama ning valgus, mis langeb pärastlõunal läände poole, langeb samasse kohta, kus langes siis. Külastajad kõnnivad läbi nende tubade, vaatavad eksponaate, loevad tahvleid. Tahvlid räägivad sündmustest korrektselt, ametlikult, kuivalt. Nad ei räägi häälte toonist. Nad ei räägi sellest, mida tähendab seista raskete kardinate ees ja teada, et vastuküljes toas ootab mees, keda vajad, ja olla valmis tegema lubaduse, mida sa ise tead olevat vabaduse vastu. Kuid on olemas veel üks koht, millest räägitakse vähem. Siseministeeriumi hoone Pikk tänaval, see hoone, kus Einbund töötas, kus tema töölaual seisid nimekirjad, kus tema allkiri liikus dokumendilt dokumendile. See hoone on siiani alles, täna teises kasutuses. Keldriruum, kus hoiti teatud tundlikumaid toimikuid, on säilinud.
Uks sellesse keldrisse on lukustatud administratiivselt, mitte ajaloolisel kaitsekaalutlusel, lihtsalt lukus ja unustatud. Ükski turismikaart ei märgi seda kohta. Ükski tahvel ei seleta, mida seal tehti. Ning on veel üks detail, mida peaaegu keegi ei maini, sest see tundub liiga väike, liiga konkreetne, liiga materiaalne selleks suureks looks, mida me räägime. 1934, vahetult pärast riigipööret, lasti Tallinna teatud ajalehtede trükimasinad seisata. Politseinikud paigutasid toimetuste ustele pitserid. Need pitserid, ametlikud, templitega, Einbundi osakonna numbriga, olid koostatud enne riigipööret. Mitte pärast. Enne. See tähendab, keegi kirjutas need pitserid välja juba siis, kui riigipööret ei olnud ametlikult otsustatud, vähemalt mitte avalikult. Pitserid ootasid laoruumis. Täpsed, valmis, aadressidega. Mõelge sellele konkreetsele esemele, paberile, millel on trükitud pitser ja konkreetse toimetuse aadress, mis ootas laoruumis, enne kui keegi ametlikult teatas, et ajakirjandus tuleb sulgeda. See paber on füüsiline tõend plaanist, mis eksisteeris enne ametlikku otsust. See paber ütleb selgemalt kui ükski poliitilise analüüsi lõik, see oli otsustatud enne, kui see avalikult otsustati. Kus need pitserid on täna? Enamik hävis. Mõned jäid arhiividesse, need, mida ei kasutatud, mis jäid üle, sest vastavad toimetused suleti muul viisil või suleti varem. Üks selline pitseri originaal jõudis 1995. Eesti Ajaloomuuseumisse kollektsiooni, millel pole erilist märgistust. See lihtsalt istub seal, kollases kartonkümbrises, number peal, tavainimestele kättesaamatu, teadlastele kättesaadav taotluse alusel. Selle paberitüki füüsiline olemasolu, see konkreetne, kollaste servadega, trükitinti lõhnav ese, on üks kõige otsekohesemaid vastuseid küsimusele, mida Einbund tegelikult lubas Pätsile. Ta lubas mitte ainult kavatsuse, vaid ettevalmistuse. Ta lubas mitte ainult plaani, vaid juba valmis mehhanismi. Ta lubas, et see kõik on juba tehtud, et tema pool oli paigas enne, kui Päts ametlikult otsuse tegi. See muudab kogu lugu teisiti. Sest kui ettevalmistus eelneb otsusele, siis kes tegelikult otsustas? Kas Päts otsustas ning Einbund täitis? Või oli see nii, et Einbund oli juba nii kaugele ettevalmistusega jõudnud, et Pätsil polnud enam tegelikult tagasiteed, et Pätsin otsus oli ainult formaalne kinnitus sellele, mis oli juba reaalsus? Need küsimused ei ole akadeemilised. Need on küsimused vastutusest. Need on küsimused sellest, mis hetkel inimene saab vastutuse öelda, mina valisin selle. Ning mis hetkel on ta jõudnud seisu, kus valik on juba tehtud kellegi teise poolt ning tema osa on ainult nod anda. Päts, kes riigipöörde eest vastutuse võttis avalikult, mitte avalikus süütähenduses, vaid avaliku peaministri kuvandina, ütles aastaid hiljem mitmetes kaudsetes viidetes, et ta ei näinud alternatiivi. See fraas ei näinud alternatiivi on üks vaikivama ajastu kõige kõnekamaid pärandeid. Kas alternatiivi tõesti ei olnud? Või oli alternatiiv olemas, kuid selleks ajaks, kui Päts selle pärast mõtlema hakkas, olid pitserid juba laoruumis ootamas ja nimekirjad juba Siseministeeriumi sahtlites. Einbund teadis, mida teeb, see on kinnitatud. Kuid ta teadis ka midagi peenemat, ta teadis, kuidas teha nii, et inimesed, kes tema kõrval seisid, tundsid, nagu oleksid nad ise otsustanud. See on võimu kõige rafineeritum vorm, mitte käskimine, vaid tingimuste loomine, millest näib, et otsus sünnib iseenesest. Ning just see nähtamatu arhitektuur, kus hooned teavad rohkem kui tahvlid ütlevad, kus pitserid ootavad enne ametlikku otsust, kus toimikute servad kannavad tundmatut käsikirja, kus kardinad on vahetatud, kuid seinad on samad, just see on see, mis ei mahu ajalooõpiku leheküljele. Sest ajalooõpik räägib otsustest. Kuid tegelik ajalugu on sageli kõik see, mis enne otsust toimus, need ettevalmistused, need lubadused, need juba valmis pitserid, mis ootasid laoruumis sündmust, millest rahvas ei teadnud midagi. Ning see, mida rahvale ei öeldud, on endiselt rohkem kui see, mida öeldi. Selles peitub kogu selle loo kõige raskemini talutav osa, mitte see, et olid halvad inimesed, kes tegid halbu asju, vaid see, et olid inimesed, kes tegid asju ette, vaikselt, täpselt. Ning siis astusid avalikku valgusesse ja rääkisid teisest maailmast, mida nad pooleli kujundasid. Mis jäi veel ütlemata?
Ning mida me kunagi ei saa teada, mitte seetõttu, et ajaloolased poleks piisavalt hoolikad, vaid seetõttu, et mõned asjad otsustati hoida salajas nii täpselt, et isegi nende saladuseks hoidmise mehhanism on kaotanud oma autorid. Peatükk 12. See, mida keegi ei öelnud esimesena. Palju aastaid pärast kõike seda, kaugemal kui ta oleks arvanud elada, istus üks inimene, kes oli noor mees olnud neil nädalatel märtsis 1934 ja rääkis esimest korda kaamerate ees. Ta oli vana. Käed värisesid, mitte hirmu pärast, too hirm oli ammu muutunud vaibunud kõlaks, mitte teravaks surveks. Vaid seetõttu, et aeg oli liikunud läbi tema keha nii nagu liigub läbi igaühe. Ta oli olnud noor ametnik, kes kandis Siseministeeriumi koridorides kaustu. Ta ei olnud otsustanud midagi. Ta ei olnud allkirjastanud midagi. Ta oli ainult kandnud kaustu ühest toast teise, näinud uksi, kuulnud hääli, mäletanud asju, mida ta ei olnud toona täielikult mõistnud, kuid mis olid temas istunud aastakümneid, nagu istub killuke klaasi, mis on sisse läinud, kuid mille kohta täpne koht pole teada. Ta ütles kaamerate ees ühte asjat, mida ta pole varem öelnud. Mitte suurte poliitiliste otsuste kohta. Mitte toimikute ega nimekirjade kohta. Ta ütles seda, mida ta mäletas ühest konkreetsest hetkest, mil ta kandis ühte kausta Einbundi töölaualt koridori ja tagasi ning nägi, kuidas mees istus laua taga, vaatas aknast välja ja näitas väljast vaadates täiesti rahulik. Tema käed olid laua peal, ütles vana mees ja tegi sama žesti omaette, peopesad laua tasemel, sõrmed sirged. Täpselt nii. Mitte midagi. Ainult käed laual ja vaade aknast välja. Ning see oli esimene kord, mil ma tundsin, et midagi on valesti, mitte see, mida tehti, vaid see, kuidas ta istus. Selline rahu, mis ei ole päris rahu. Selline vaikus, mis on otsustanud olla vaikus. See mälestus, see konkreetne, kehaliselt täpne mälestus inimese kätest laual, kannab edasi midagi, mida kõik poliitilised analüüsid kokku ei suuda anda, seda hetke, mil üks mees teab täpselt, mis hakkab juhtuma, ning on selleks otsustanud olla valmis nii täielikult, et isegi tema keha ei sea vastu. Ei värisa. Ei liiku. Lihtsalt ootab. Einbundil, sel konkreetsel hommikul, mida vana mees mäletas, polnud enam küsimusi. Küsimused olid tehtud kaugematel nädalatel, kaugematel öötundidel, neil hetkedel, mida keegi peale tema ei näinud. Selleks hetkeks, mil noor ametnik kandis koridoris kaustu, oli Einbund jõudnud kohta, kust inimene enam tagasi ei vaata, mitte seetõttu, et ta ei suuda, vaid seetõttu, et ta on otsustanud mitte vaadata. Otsus on tehtud. Mehhanism töötab. Pitserid ootavad laoruumis. Nimekirjad on sahtlites. Sellel hommikul, mil kõik oli juba tehtud, aga mitte veel toimunud, istus Karl August Einbund akna ees rahulikult. Ning see rahu, see pühendunud, otsustatud, tagasipöördumatu rahu on võib-olla kõige ausam hetk, mida me temast kunagi teame. 2 päeva hiljem, 12. märtsil 1934 kell 14:00 algas see, mida ajalookirjutus nimetab vaikivaks ajastuks ning mida tolleaegsed inimesed kogesid esialgu kui korra taastamist. Laidoner sai ülemjuhataja tiitli. Päts sai oma kaitstud positsiooni. Einbund sai oma ehitatud maailma. Ning rahvas sai vaikuse. Mitte ühe korraga. Sammhaaval, nagu Einbund oli planeerinud, piisavalt aeglaselt, et iga samm tundus möödunud sammu loogilise jätkuna. Esimesena ajakirjandus. Seejärel parlament. Seejärel kultuur ja seltsielu. Lõpuks nimede eestistamise kampaania, mis andis rahvale tunde osalusest samal ajal, mil nende poliitiline osalus oli süsteemselt piiratud. Vana mees kaamerate ees ütles sellest kõigest viimaks midagi, mida ta varem pole öelnud ühestki dokumendist välja loetud kujul, midagi, mis tuli tema enda mälust, tema enda läbikogetud tõest. Ta ütles, me elasime edasi. Enamik meist. Ning ühel päeval mõistasime, et me ei ole ammu rääkinud teatud asjadest. Mitte sellepärast, et keegi oleks öelnud, ärge rääkige. Lihtsalt, need asjad ei tulnud enam kõne alla. Sellest sai normaalne. Ning kui sellest saab normaalne, siis sa ei märkagi, kui sa oled lõpetanud olemise täielikult vaba. See on vaikiva ajastu tegelik tähendus, mitte ajalooline termin, mitte poliitoloogiline kategooria, vaid see elatud kogemus, hetk, mil vaikimine muutub harjumuseks, ning harjumus muutub looduseks, ning loodusest enam teadlikult väljuda ei mõelda, sest see on ainult maailm, nii nagu on.
Eimbund, kes teadis seda täpselt, kes teadis, kuidas inimesed harjuvad, kuidas harjumus muutub normiks, ehitas selle normi hoolikalt. Mitte julmuse pärast. Ta uskus tõenäoliselt siiralt, et ta kaitseb rahvast, kaitseb seda ebastabiilsuse eest, väliste ohtude eest, vapside fanaatilisuse eest, Euroopa keeriste eest. Ning see usk, see siiras, paternalistlik, isalik usk, et sina tead paremini, on kõige ohtlikum kõikidest veendumustest, millega poliitik saab võimu juurde astuda. Sest inimene, kes usub, et ta teab paremini, ei küsi. Ja inimene, kes ei küsi, ehitab süsteemi, mis ei ole kohandunud küsimusteks. Ning süsteem, mis ei ole kohandunud küsimusteks, ei suuda vastata, kui suuremad küsimused tulevad väljast, tulevad sõja ja anneksiooni ja ajaloo kujul, mis ei küsi luba. 1940 suvi tõi need suuremad küsimused ning vaikiv ajastu lõppes mitte omaenda loogika järgi, mitte Einbundi plaani kohaselt, vaid väljastpoolt tulnud loogika järgi, mis ei tundnud ega hoolinud siseministeeriumi täpsusest. Einbund arreteeriti. Päts arreteeriti. Laidoner arreteeriti. 3 meest, kes olid kunagi koos raskete kardinate taga rääkinud asjadest, mida rahvale ei öeldud, leidsid end igaüks eri suunas viiduna, erinevatesse ülekuulamistubadesse, erinevatesse laagritesse, erinevatesse surmadesse. Kaarel Eenpalu suri vangilaagris 1942. Ta oli 54 aastat vana. Täpne kuupäev pole teada. Täpne koht pole täielikult kinnitatud. Mees, kes oli ehitanud süsteemi, kus kõik oli täpselt dokumenteeritud, lahkus sellest maailmast ilma täpse dokumendita. See on iseenesest midagi. Viimane iroonia mehe elus, kes oli oma trükitud tähtede ja allkirjastatud korralduste kaudu nii pingsalt üritanud kontrollida seda, mida mäletatakse ja mida unustatakse, tema enda lahkumisest ei jäänud täpset paberit. Ainult laager. Ainult aasta. Ainult kuulmise kaudu edasi antud teave. Ning vana mees kaamerate ees, kes mäletas käsi laua peal ja vaikust enne kõike, istus natuke aega vaikuses pärast seda, kui ta oli öelnud, mida ta pidi ütlema. Siis ütles ta viimase asja. Ta ütles, ma ei tea, kas ta oli kuri inimene. Ma arvan, et ta ei olnud. Ma arvan, et ta uskus, et see oli vajalik. Kuid see on kõige hirmsam osa, et inimesed, kes on veendunud, et see on vajalik, teevad kõige suuremat kahju. Ta ei lisanud midagi. Ei olnudki midagi lisada. Finaal. Mida Eenpalu lubas Pätsile enne riigipööret, sellele küsimusele pole üht vastust, mis mahub ühele leheküljele. Lubadus oli tehtud mitmes kihis, mitme kohtumise vältel, mitme käepigistuse ja pilguga, mis ei jäta protokolli. Kuid selle lubaduse tulemused on loetavad, need on kirjutatud institutsioonidesse, seadustesse, arhiividokumentidesse ning kõige selgemalt neisse inimestesse, kes elasid vaikiva ajastu läbi ja kandsid selle harjumust endas edasi. Päts suri 1956 Kalinini oblastis, Venemaal, vaimse häire diagnoosiga, mis oli tõenäoliselt ise katse lahti kirjutada see, mis talle ei sobinud, et Eesti riigipea ei saa olla psüühiliselt terve, kui ta ei tunnista Nõukogude korda. Ta oli üle 80. Ta ei näinud Eesti vabadust. Laidoner suri 1953 Vladimiri vanglas, sama loogika järgi, sama süsteemi käes, mis oli kasutanud tema nime legitiimsuse andjana samal viisil, nagu ta oli lasknud ennast kasutada 1934. Eenpalu pere, need, kes jäid maha, elasid vaikiva ajastut pärandit omamoodi. Nõukogude perioodil oli tema nimi poliitiliselt kahjustav, fašistlik käsilane, nagu Nõukogude dokumentatsioon teda nimetas. Pärast taasiseseisvumist hakati teda ümber hindama, mitte rehabiliteerima, vaid keerulisemalt vaatama, tunnistama tema rolli riigi ehitamises kõrvuti tema rolliga vabaduste piiramisel. See kaksikpilt ei lahutu. Eesti ise, see on kõige keerulisem pärandi osa. 1940 anneksioon tuli viisil, mille vastupanuvõimele oli vaikiv ajastu kindlasti kaasa aidanud nende institutsioonide nõrgestamise kaudu, mis oleksid pidanud olema kollektiivse vastupanu selgrooks. Samas on ajaloolased vaieldanud, kas mis tahes alternatiivne poliitika oleks 1940 erinevat tulemust toonud. Molotovi-Ribbentropi pakti geopoliitika ei küsinud Eesti sisekorra korralduse kohta. Vastus pole ühemõtteline. 1989, kui Eesti taasiseseisvus ja inimesed astusid tänavatele lauldes, see oli midagi, mida Einbund oleks pidanud võimatuks. Tema süsteem oli öelnud, rahvas vajab juhtimist, mitte osalemist.
Kuid laulev revolutsioon oli täpselt see rahvas, kes osales, kes oli hoidnud midagi alles ka seal, kus süsteem üritas seda kustutada. Täna on Kadrioru loss muuseum. Riigiarhiivis on toimikud. Riigiarhiivis on leheküljed, mida pole avatud. Siseministeeriumi vana hoone pikk tänaval seisab. Kellariuks on lukus. Ning küsimus, mis jääb, see küsimus, mida ei saa arhiivist välja lugeda, mida ei saa poliitilise analüüsiga lahendada, on küsimus, mis puudutab mitte ainult Einbundit ja Pätsi, vaid iga ühiskonda, iga ajastut, iga hetke, kus keegi otsustab, et ta teab paremini. Millist salajast lubadust antakse praegu, sellel konkreetsel hetkel, kuskil raskete kardinate taga, ning millal ja kuidas saab sellest teada rahvas, kellele ei öelda midagi, kuni kõik on juba tehtud? Vastus ei ole arhiivis.